Tõusumärk kaaludes. Kas ma elan enda elu või ma elan teiste elu? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma räägin sulle hinge päris olemusest, kui sinu sünnikaardi tõusumärk on kaaludes. Tõusumärk kaaludes viitab siis sellele, et see hing kannab endas sellist sügavat igatsust harmoonia, ilu ja tasakaalu ja ühenduse järele. Kuid selle märgi varjupool ei seisne ega räägi nüüd ainult armastusest ja ilust. See räägib sellisest inimesest, kes on oma varasemates kogemustes õppinud teistega arvestama ja seda nii palju, et ta on kaotanud ühenduse iseendaga. Ehk kaalude tõusumärgiga inimene justkui küsib läbi terve elu maailma käest, aga kes ma olen siis, kui mitte keegi mulle seda ei ütle. Ja selle inimese elu on justkui pidev peegeldus teiste inimeste kaudu. Ta tunneb teisi erakordselt hästi, ehk see inimene oskab väga hästi teisi inimesi lugeda, aru saada, mida nad vajavad, mida nad ootavad, millised energiad on õhus ja kuidas vältida konflikte, kuidas hoida suhteid tasakaalus. Kuid selle kõige keskel on kaduma läinud tema enda tahe, ehk tal on raske aru saada, mis on see tema identiteet, tema vajadused, tema tahe, tema vägi. Ehk see hing mäletab nüüd sellist kogemust, mis on siis eelmiste kehastuste nii-öelda pagas, mille ta siia kaasa võtab, kus oma jõu kasutamine tõi kaasa valu, konfliktid või lausa hävingu ja seetõttu on alateadvuses seal selline uskumus, et turvalisem on kohaneda, painduda, pehmeneda, alluda ehk hoida rahu iga hinna eest ja siin on ka soov olla ilus, hea, meeldiv ehk nii, kuidas kõikidele võiks siis meeldida. Ja varasemates kehastustes see inimene võiski olla näiteks kas diplomaat, nõuandja, partner ehk keegi, kes õppis ellu jääma läbi teiste inimeste vajaduste tunnetamise. Kuid samal ajal tema enda identiteet jäi tahaplaanile. Tal tõenäoliselt ei olnud aimugi, et mis on see tema enda identiteet. Ja nüüd siis selles elus kordub põhimõtteliselt sama muster. Ehk siis kaalude tõusumärgiga inimene satub siis tõenäoliselt suhetesse, kus ta elab rohkem oma partneri elu kui enda oma. Ja ta otsib alguses siis sellist inimest, kes annaks talle jõu, identiteedi, kedagi, kes paneks teda tundma terviklikult. Et kaalude tõusumärgiga inimesel on justkui nagu selline vari silme ees ja ta ei näe seda, et tema enda sees on piisavalt jõudu. Tal on tunne, et temas ei ole seda jõudu ja ta ei ole üksinda piisav, tugev ja väärtuslik. Et ta on tugev ja piisav ainult siis, kui ta on kellegagi koos. Sest seal sügaval sees elab see küsimus, aga kas ma olen üldse piisav ilma teisteta? Siis sageli nad hakkavad tundma, et tema, ütleme, selline isiklik julge tegutsemine ja otsustamine või ka oma tahte väljendamine rikuks justkui harmoonia ära. Ja nii võivad jääda sellel inimesel väga paljud soovid tegelikult ellu viimata. Mitte sellepärast nüüd, et ta ei oskaks või ei suudaks oma plaane ellu viia, vaid sellepärast, et alateadvuses ta kardab kaotada kuuluvust. Seal on suur hirm üksi olemise ees.
sest jällegi alateadvuses on uskumus, et ma ei ole üksinda piisav, tugev, ma ei ole üksinda mitte keegi. Ja see üksinda olemine võib olla isegi hirmutav täiesti nendele inimestele. Nüüd, kui inimene ei teadvusta selle tõusumärgi varju poolt, siis ta võib sisuliselt hakata elama niimoodi, et ta on nii ettevaatlik, et ta elab ainult nende piiride sees, mida siis teised inimesed hakkavad määrama või talle ette andma. Kuid nüüd kaalude tõusumärgi õppetund ei seisne iseenda kaotamises või sellises täielikus teistele pühendumises, vaid kaalude tõusumärgiga inimese areng hakkab sellest hetkest, kui ta mõistab, et harmoonia ei sünni enese mahasurumisest. Tõeline tasakaal tekib siis, kui suhtes on 2 võrdset partnerit. Ja kaalude tõusumärgiga inimene niisiis õpib seisma iseenda eest. Ta õpib ütlema välja seda, mida ta vajab, ta õpib ilmutama oma tahet ja lubab endal valida, otsustada. Sest muidu on tal ikkagi selline küsimus kogu aeg, et miks ma ei tee midagi, mida ma tegelikult tahan. Sellel hingel on kaasas ka selline tohutu ilu ja loominguline pool, mida ühelt poolt ta peakski selles elus ka väljendama, aga nii, et ta ei elaks teiste elu, vaid elaks enda elu ja väljendaks ka oma tahet. Ehk siis, kui kaalude tõusumärk hakkab uskuma, et kogu jõud on tema sees olemas ja ta ei vaja selleks teiste suunamist, nõuandeid või teistele toetumist, siis sünnib selles inimeses võime luua erakordselt tasakaalus ja teadlikke suhteid. Ehk siis selliseid suhteid, mis ei baseeru enam sõltuvusele või hirmule üksinduse ees, vaid need sünnivad kui 2 võrdse partneri vahelised suhted ja vabast tahtest. Ehk inimene, kui ta otsib siis kedagi enda kõrvale just sellest hirmust, siis ta ei saa ikkagi selleks terviklikuks ja ei teki ikkagi seda harmooniat. Ehk ta õpib, et see kaalude tõusumärgiga inimene siis, et ta kasvab nii palju, et ta saab aru, et tema ise ongi üks suur tervik. Ja siis ta jagab teistega seda armastust ja loomingut ja saab luua väga täisväärtuslikke suhteid. Sellised mõtted sulle kaalude tõusumärgist. Kui video meeldis, pane like, telli kanal, olen sulle tänulik ja kohtume juba järgmises videos.